Tervitused siit Veinimõisast. Läbisime just väikese veinikoolituse, käisime põllul sõna otseses mõttes. Meile näidati erinevaid viinamarja taime, mis siis valge, mis punane, mis väga special, mis 20-aastane, mis 60-aastane ja viinamarja taim võib siis kuni 120-aastaseks isegi siis elada või kasvada. Ma ei tea, kuidas taime kohta öeldakse. Ja nüüd maitsesime erinevaid veine. Need veinid on kõik ökoloogilised. Siin ei kasutata siis erinevaid putuka ja umbrohu tõrjevahendeid. Et ökoloogiline siis pinnas. Et kui me nägime põlde, mis olid väga puhtad siit alt, siis kutt ütles, et need ei ole tema põllud, sest need ei ole ökoloogilised. Ja nüüd saime siis ühe veiniga kingituseks. Et siin pudeli peal on siis ka mingi väga kõva lugu, nii pildis kui siis ka tekstis. Et need peaksid siis olema kõik tema armuelu siis kirjeldused, luuletused, see pildilugu samamoodi, et jube põnev. Ja siin istanduses siis, mida on ikkagi väga kõva hektareid, töötab tema ja siis üks mees veel, et tema on siis 5. põlvkonna järglane, kes seda mõisa nii-öelda enda kätte jälle sai, et vahepeal ülejäänud suguvõsa liikmed läksid kõik Barcelonasse farmatseutideks ja advokaatideks, et pidi väga populaarne olema, aga tema siis väga hea meelega võttis selle üle ja tuli sealt Barcelonast ära siia. Väga huvitav kogemus. Veinikoolitusel olen ennegi saanud põllu peal konkreetselt viinamarju katsumas, lehti võrdlemas, nii-öelda põhimõtteliselt safarit tegemas pole enne käinud. Ja sellist pikka elulugu ja sellist istanduse eripära pole ka kuulnud ja kuulanud, et väga kihvt kogemus. Ja me läheme siia kohalikku linna, otsime natuke süüa midagi ja ühe veini saime kaasa, nii et selle joome kindlasti selle kõige peale ära. On olnud väga tore päev ja ma loodan, et mulle ka pool sellest kõigest, mis ma täna teada sain, meelde jääb. Ilusat õhtut!